võimalus pool tundi täita meenutustega selles, kui vägevasti nad Järvamaad on juhtinud. Sven Mikser kiidab võrgu, et ta ei ole juhtinud Järvamaad, aga Sven Mikser on siit välja kasvanud tipp-poliitik ja käib minu teada, ma olen märganud, ta käib siiamaani väga sagedasti Paides. Tõnis Kõiv on, kas oli 7 aastat juhtinud Paide linna, jah? Väga kauaaegne linnapea ja Arvo Sarapuu siis esimene taasiseseisvumisjärgne maavanem, nii võib öelda, eks ole. 27 aastat tagasi. 27 aastat tagasi. Nii et kõikidel on oma side ja lugu olemas. Aga me jõudsime sellisele kokkuleppele, et seda heietamist väga palju ei tule ja võib-olla, et ei tule ka sellist tuha raputamist, et mis siis nüüd niimoodi pahasti sai tehtud, et kõige ausam on see mees, kes kõige rohkem tunnistab, aga kõigil nendel 3 on oma visioon sellest, mis peaks Järvamaast saama hakkama. Ja kas sobib, kui ma pakun välja selle lähenemise, ma tahtsin öelda vanusjärjekorras, aga ma ei oska arvata, kuidas ma teadsin. Aga alustame siis Arvo Sarapuu. Loodetavasti lepid sellega, et sul on väga pisike number võrreldes teistega passi kirjutatud. No võib alustada, jah, aitäh. Ja suuniseks siis nii palju, kui on tunnistada midagi, mis läks ikkagi tõesti viltu, mida praeguse tarkusega teeks hoopis teistmoodi kunagi siin Järvamaad juhtides, siis ütle see lihtsalt ära. Aga rahvas ootab seda, et teada saada kõigepealt seda, et mida meil vaja oleks ja kuidas seda saavutada. No aitäh kõigepealt selle võimaluse eest, et kunagiste kolleegide ja sõpradega koos olla ja ma ütleksin nii, et mida aastad juurde tulevad, seda rohkem igatsed nende inimeste järgi, kellega kunagi on vahvaid asju ette võetud ja neid on siin saalis praegu hetkel väga palju. Et tõesti 27 aastat tagasi 20. detsembril sain maavanemaks ja juba sellel hetkel hakkas siis kõik pihta sellega, et kuidas seista tookordse Paide rajooni eest ja kuidas hiljem siis seista Järvamaa eest ja viltu ei läinud midagi, ma arvan, selles mõttes, et eks siis aeg ju parandab paljud asjad, et kui sellel hetkel oli kõik üks, ehk siis Paide või Paide rajoon, kuidas ja hilisem Järvamaa, siis meil oli üks eelarve, meil olid ühed inimesed, tookord maavalitsuses töötas 270 inimest ja koloosid, sovoosid, TPT-d ja kõik võimalikud ettevõtted kuulusid siis maavalitsuse halduse alla ja tegelikult ma nimetasin ennast tookord mitte maavanemaks, vaid maakonna peadirektoriks, et kogu see majandusvärk oli meie teha. No ja mis siis hakkas? Hakkas see, et hakkasime omavalitsuse tegema, kõikide soov oli see, et iga paikkond saaks oma identiteedi kätte ja saaks teha kõik, mis omavalitsuses väikses või suuremas või keskmises vallas kõik võimalik teha oli. Ja nüüd ma ütleks esimese asja, et mis minu meelest viltu läks, on see, et Pärnumaad teame Pärnu järgi, Tartumaad teame Tartu järgi, Järvamaad teame, hakkad tükk aega mõtlema, eks ole, tegelikult oleks võib-olla siis esimene asi võib-olla on pidada seda vigade parandust niisuguseks oluliseks, et hakata arendama rohkem Paidet, aga see oli juba majandite ajast peale, kus arendati koloosikeskusi ja vähem siis Paidet. Nii et kui me nüüd mõtleme tuleviku peale, siis Paide arenduse peale peab igal juhul rohkem mõtlema ja siis mis see siis oleks? See oleks nii, et paneme kõik seljad kokku, et teha siis Paide arendus ja maakonna arendus. Mitte ma ei kutsu seda üle, et paneme kõik potti, vaid paneme seljad kokku ja tänased omavalitsused, tol korral oli see 16, tänaseks on neid vähemaks jäänud, aga paneme seljad kokku. Ja teine niisugune asi oleks see, et kasutame seda võimalust, et Eesti on ka ju nii väike, et suured korporatsioonid, mis on Euroopas ja maailmas, on oma filiaalid teinud Tallinnasse ja valdavalt Tallinnasse. Kasutame seda võimalust, et mis oli nii-öelda nõukogude aja lõpus. Hästi palju ettevõtete filiaale oli Paide rajoonis, ehk siis Järvamaal. Hästi palju filiaale. Aga meie muidugi ei tahtnud neid, sellepärast, et kõik tahtsid, et on omaette suured ettevõtted. Mis sellest täna välja tuli, on see, et ikkagi võiks olla siis neid filiaale palju. Või siis näiteks
vastandamise asemel, ma mäletan seda, et ma käisin 92. aastal Ameerikas näidati suuri varme. Tulin Järvamaale, hakkasin rääkima, et see rootslaste nõuanne, et lõhkuge kõik ütleme siis majandid ära, polegi kõige targem, sest Ameerikas öeldi, et see ei vea välja. Et tänaseks on näitanud, et niisugusel suur ettevõtmisel on tulevikku. Ja kõige lõpuks ütleks nii, et ma arvan, et usaldame siis kõigepealt ikka oma inimesi ja kui näiteks oma inimesed ja lähme inimese tasandilt kõikide asjadega edasi, et kui inimesed leiavad, et meil võiks olla niisugune ühtne ja tõsine ja suur Järvamaa ja kui inimesed seda ütlevad, et see on nende õige valik, siis usaldame neid. Ja mul on üks küsimus selle kohta, kui asutuste toomine Järvamaale on ju ilus asi, mida rohkem neid siin on, nad on meil siis nii-öelda pantvangis, et keegi ei saa meid kõrvale lükata, aga miks nad peaksid siia tulema, kui ütled ise, et me peaksime Järvamaa jaoks arendama Paidet, siis Eesti tasandil mõtlev inimene ütleb, et me peaksime Eesti jaoks arendama Tallinnat, kõike me ei suuda arendada ja kadunud Robert Lepiksa kunagi šokeeris ju lausa avalikus selle asja otsese väljaütlemise, mida paljud mõtlesid. Seal, kus on inimesi, seal areneb ettevõtlus ise. Ehk Tallinnas areneb ettevõtlus ise, kuigi Tallinna linn teeb ettevõtlus arendamiseks meeletult palju. Ja eelarve on suurem kui Järvamaa omavalitsuste eelarve kokku on meie ettevõtlusameti eelarve, nii et see eelarve on meeletu, kuidas alates tööstusparkides ja lõpetades inkubaatoritega. Aga teine on see, et seal, kus inimesi ei ole, seal peab ka arendama ettevõtlust ikkagi riik. Ehk siis mina arvan nii, et riik peab läbi siis maksusüsteemi ja läbi erinevate hoobade tekitama olukorra, nii nagu Rootsis. Et väga paljud ettevõtete peakontorid on Stockholmis, aga ettevõtted ise on maakondades ehk siis kommuunides. Nii et kindel seisukoht, seal, kus ei ole inimesi, peab arendama riik ja andma oma tuge ja seal, kus on inimesed, seal ettevõtlus areneb ise. Kuna see asi puudutas nüüd tegelikult, käib servapidi kogu aeg seal haldusreformi küljes, siis ma palun hästi lühikest vastust Arvo Sarapuu, milline oleks visioonina parim Järvamaa haldusjaotus, kus juures anname fantaasia vabaks, võib ka need haldustasanditega mängida. Mina läheks ikka sinna tagasi, kust mina alustasin kunagi. Et meil oli ühtne maakond, üks eelarve, kõik arengud olid lepitud omavahel kokku, et milline siis jaotus on. Et selles mõttes Järvamaa võiks ikka üks olla ja siis on see, et see ressurss, õigemini ütleme siis nii hästi lühidalt, et kui sa ettevõtluses näed, et asjad lähevad võib-olla mitte kõige paremini, tõmbad ressursi kokku. Ja mina pakuks praegu seda välja, et Järvamaa peaks oma ressursi siia tõmbama keskele kokku. Üks vald, jah. Nii, aitäh. Tõnis Kõi, milliste mõtetega tulid täna siia Paidesse? Kõigepealt samad sõnad, et tegelikult oli väga tore, kui Alavahas ma juba, ma ei teagi, vist 6 aega tagasi või kuskil seal kandis helistas, ütles, et selline plaan, selline mõte ja et võiks rääkida. Ja nii nagu mu esimene reaktsioon oli ilmselt ka telefonis, et ega ma nüüd mingisugustest vanadest aegadest heietama tulla ei ole nagu seda tüüpi inimene üldse, kes räägiks võtmes, et oleks paha poiss, siis tuleb mõtet rääkida, tuleb teada seda, mis on olnud, tuleb hinnata seda, mis on täna ja vaadata tulevikku. Ja täna siin saalis istudes ja kuulates, siis mõnes mõttes tuli ikkagi nagu meelde see aeg, kus 96. aastal siis see teises saalis küll, väikses saalis, mitte suures saalis siin linnavolikogu mind linnapeaks valis ja see nooruslikkus või see tegelikult teha tahtmise õhin, mis siis tol ajal oli, väga ammu juba, sest tegelikult ma nägin seda täna siin nii mitmegi ettekandja suust ja silmist, ütleme, kõlas see välja rääkimata siis ekraani pealt. Ehk siis nagu mingil moel on nagu mingi ring on siis äkki nagu täis saanud, mingid põlvkonnad on ju vahetunud ja kui me vaatame maavanemat, vaatame linnapead, vaatame teisi omavalitsusjuhti, keda siin saalis võib-olla kõiki päris ei ole, siis noori on päris palju. Ja see nooruslikkus ilmselt ju ongi see energia, mis elu edasi viib. Aga mis ma veel tahaks rääkida, on ikkagi see, et ega jällegi viitena võib-olla sellele, et see tänapäev on ju väga digitaalne. Tänapäev on väga selline pool, et kõik peaks olema kuskil võrgus, kus siis on näha, siis on kuulda ja siis oled olemas. Ja
Sõites siis täna Tallinnast siia poole ja tegelikult üldse kasutades ju Tallinna-Tartu maanteed põhilise liikumisteena Tallinnast välja, siis vaatan seda Järvamaa silti, mis omal ajal oli tegelikult väga edumeelne, esimene maakond minu teada vist oli, kes selle tegi. Meie teede valitsus pani tegelikult. Teised tegid selle järgi, väga ilus. Aga täna on ta tegelikult ju seisev ja staatiline. Täna ma tahaks seal tegelikult, pidasin korraks kinni, tegin pildi, natuke liiklusohtlik oli, vaatasin kõigepealt peeglisse tükk aeg, et keegi tagant selga ei sõida. Ja mis sa seal siis pildistad? See mõttes pole ju huvitav, midagi teha ei saa. Ja siis sõidan 500 meetrit edasi, natuke vähemgi, on tegelikult park, plats, parkla. Ja seal parklas võiks olla Järvamaa märk. Ma arvan, et Jaan siin Paide BMT-ga ja Jalaks ja siin metallitöötamisfirmasid veel saaksid tegelikult vägagi vägeva metallist Järvamaa sildiga hakkama, kui on kunstnik leitud ja kontseptsioon paika pandud ja kogu see protsess edukalt läbi viidud. Ja siis on põhjust kinni pidada kas või selleks, et korraks ennast sirutada, seal rammu kas või katsuda, sest see peab tugev olema. Järvakad on ju tugevad ja see oleks kui märk, et Järvamaa on tugev ja katsu, kas mitu korda lõuga tõmbada, kas lipu teed ära inimese lipu, et seisad kangi peal nii nagu lipp peaks lehvima. Ja või mitte, lihtsalt nagu selline idee tekkis. Õigemini mitu korda see idee tekib iga kord, kui sealt mööda sõidad, siis mõtled, et midagi võiks seal lahedamat olla. Sõitsime veel edasi loomulikult Kükita grilli juures Künkast üles ja tuli meelde 2010. aasta arengukonverents, see oli siis vist Paide oma või Paide raekohast toimus. Ja ma mäletan, et ma küsisin seal ühelt ettekandjalt Mart Laarilt, et ta oli tol hetkel siis Paide valitseva linnapea nagu erakonna esimees. Et Mart, mis sa arvad, et kas Paide vajaks Mäos mingisugust sellist reklaami, kus oleks kõik need kõvad Paide märgid väljas, mis annaks siis mingisugusegi tõuke, et kuule, et mõtle hetkeks, et võib-olla tasuks vaatama minna, mis nad seal teevad. Mart muidugi arvas, et muidugi see tuleks sama aasta sügiseks üles panna, ehk siis 2010. aasta sügiseks. Keerasin sisse Mäost. Ilma reklaamitagi, kutse peal. Nägin silla otsas jällegi väga ilusat asja. Paide silt. Vägev, ilus, üle 700 aasta vanuse linnale sobilik. Selles mõttes paegivist kõik väga hea, ilus, vapp paistab sealt vastu. Alati on see meeldinud, see on tegelikult väga hästi tehtud, kõik on väga tore. Oleks tahtnud selle juures pilti teha, kas või endast nii nagu tehakse, võtad telefoni taskust välja, teed endast pilti. Pidasin auto kinni, vaatasin väike graavikene on ilusasti vett täis. Mõtlesin, et ei tea, et kingadega, kus ma sinna läheb, ma ei hakka tegema. Ma teed võiks ju teha, selfisid teevad meil kõik, president teeb selfisid, peaminister teeb selfisid. Neid, inimesi on palju veel. Ja neid saaks ju näidata. Need saaks ju kuskile üles laadida ja me kõik saaksime endid suureks teha läbi interneti avarusse sellega, et me oleme Paides käinud, me oleme selle selfie teinud. Võib-olla oleks isegi mingi võistluse korraldada parimatele või huvitavatele piltidele, võiks seal isegi võib-olla midagi välja loosida. Ja võiks ju muidugi, nüüd võib küsida, et aga see kõik on selline tiluliidu ju tegelikult, mis see tõsist nüüd siin nagu ka midagi, mis sellest kasu nagu kõigest on. Siis ega kõik teavad sellist lastefilmi nagu Kiirus oli ta nimi vist eesti keeles ja Pikne Van Queen seal kindlasti sõitis kõvasti ringi. Ja seal oli film sellest, kuidas tegelikult ühest Ameerika linnast tehti kiirtee mööda. Siis see linn oli läinud väga hästi. Nende jaoks oli seal see, kuidas nad said siis selle pikse sinna omale selleks abistajaks, aga kui me seda natuke laiendame, siis tegelikult on meil ju vaja elanikkonna kahanemise tingimustes neid inimesi, kes seal Tallinna-Tartu veel sõidavad. Meil on vaja, et nad peaks kinni ja ostaks midagi ja tuleks siis tarbiks seda Järvamaa identiteediks oleva põllumajanduse tulemit, toitu, ostaks talupoest kuskilt, sööks tervislikku toitu siin või mis iganes, aga peas, et nad siia saaks tulla, siia raha jätta, kohalikku majandust turgutada ja oleks sellel kõigel mõte.
Ja ma arvan, et seal interneti avarusteks annatakse veel palju asju teha ja kõige selle juures, et minu arust on väga äärmiselt oluline silmas pidada seda, nagu üldine meelsus, üldine selline suhtumine oleks väga positiivne. Et me arvustame mitte ainult iseendid, vaid me arvustame tegelikult külalisi, meie kliente. Me arvastame inimesi laiemalt ja me teame, et nad kõik on erinevad. Ja kindlasti me ei ole need, kes arvavad, et kui kõik ühe mõõdupuu järgi ei ole, siis on halb. Ja siis tuleb midagi ette võtta. Ei tule ette võtta, inimesed ongi erinevad. Ja see erinevus tegelikult meid rikastabki. Aitäh. Nii, ma küsiksin selle peale nüüd sellise noriva küsimuse. Ütleme, et Tallinn-Tartu peal ükskõik kummas suunas sõidab üks inimene, kellel ei ole nii palju vedanud, et oleks tõelis kõige. Veel vähem, tal ei ole isegi nii palju vedanud, et oleks endine Paide linnapea. Ja veel enam, ta ei olegi üldse Paidega seotud. Ta näeb liiklusmärki 110 kilomeetrit tunnis. Süda hüppab rõõmus, seda on nii vähe, seda märki. See on nii kallis märk, et seda aega ei tahaks ära raisata. Ta paneb jala pedaalile ja siis ta võtab jalapedaalilt ära, siis see meile enam oluline ei ole. No, kas sa üldse põhimõtteliselt näed, et see vana unistus, et panna midagi selle tuiskamise pealt maha keerama, no millegi ka, ma ei tea, kas kosmosekeskusega millegi ka on üldse saavutada või ei ole seda äkki mõtet küttidagi seda tulemust? No ütleme kõigepealt tuleb ju tunnistada seda, et see, et tuleb ristmik ja saab kiiremini sõita, oli ju selge mitu aastat enne, kui see ristmik tuli. Sest teada, kui ristmik tehakse, kuidas ta tehakse, mis kiirused seda tehakse. Ja tegelikult ju see on, siin on alati, kaks varianti on alati nagu elus on kaks varianti. Kas pingutada või loobuda. Selleks, et 110 pealt keegi meile tuleks, tuleb natukene varem hakata pingutama sel hetkel, kui kiirus ei ole veel 110 mingil põhjusel. On vaja ju enne 90-lt 110 jõudmiseks lasta kiirus 70-l. Tuleb pingutada nagu sel hetkel, kui on veel võimalik otsustada. Ja selleks on, ütleme, ei ole vaja nagu meil jalgatast mõelda, reklaam on välja mõeldud. Kuidas pingutada selleks, et pilt endast Paide. Ja on midagi, ja peab olema midagi, alati on midagi, mida pakkuda sellist, mille pärast tasub mõelda, et kumb nüüd rohkem väärt on, kas ma nüüd saan mingi hea emotsiooni või see, et ma jõuan sellest pagana veoautost nüüd või 2 veoautost nüüd selle 110 lõigul mööda ja saan edasi rahulikult sõita. Aga mis emotsioon võiks olla selle jätad lahtiseks praegu? Ja ma arvan, et see emotsioon ei saa tulla mujalt, kui seda koha peal välja mõelda, sest et ega seda ei saa kunstlikult luua, see on olemas. Seda peavad tegelikult inimesed mitte ainult välja mõtlema, vaid nad peavad seda ka siis seejärel tegema. Seda ei saa kuskilt, läheme jällegi vanasse aega tagasi, kui me selle Paide Eestimaa südame suure punase plekist läraka tee äärde panime, siis ega me ei mõelnud seda kuidagi välja kuskilt laenurgast, vaid see tegelikult tuli ju Järvamaa ajaloost, see oli Järvamaal ju olemas. Me arvasime, et see võiks töötada, mingid aastad ta tegelikult ju töötaski. Asjad sai vanaks. Selge, aitäh. Ja Sven Mikser ning Svenil on nüüd selline hea võimalus, et tal ei ole minu teada selja taga sellist tegevust Järvamaal, kus oleksid kinni mingisugused kunagi välja öeldud seisukohad, millest oleks nagu piinlik lahti öelda või see pilk on olnud Paide elaniku pilk kaugemalt, eksin ma? Kas ma siis tõesti nii vähe olen teinud? Mul on tegelikult esimest korda selline targa vanainimese roll, et vaadata tehtule tagasi ja otsida sealt vigu. Aga ma olen tegelikult ikkagi Järvamaal ka natukene oma poliitilisest elust veetnud ja siin küsimus oli, et mida olete teinud sellist, mida nüüd teeks teistmoodi ja mis on siis nii-öelda positiivselt korda läinud. Et kui sealt alustadagi, et siis mis ma siin olen teinud, et ma näiteks olin 3 aastat Tõnisega opositsioonis linnavolikogus, kuni lõpuks tegin temaga koalitsiooni. Ja Arvo ma võtsin erakonda, kust ma ise peagi lahkusin. Et kui mõelda, et kas ma nüüd tänapäeval teeksin need asjad teistmoodi, vaat ma ei tea. Aga mis on korda... Arvoga teeks koalitsiooni, Arvo võtaks erakonda, kes Tõnisega teeks koalitsiooni. Kõhtluse näenud... Ei, ma arvan, et Arvo on sattunud õigesse erakonda. Aga kui nüüd rääkida sellest, et mis on nagu korda läinud kindlasti, et siis ma arvan, et mul on niimoodi ka kaadri taga nokitsedes väike roll võib-olla selles, et Järvamaa on saanud Alo näol endale
selle maavanema, kes praegu on ja nagu me kuulsime siin eelnevast paneelist või eelnevast ettekandest õieti, siis on vähemalt noortele väga meeltmööda ja noortesõbralik. Ja ma arvan, et võib-olla veel veidi kaudsemalt, et võib-olla mul on ka väike roll selles, et Paide on saanud endale sellise tubli ja samuti väga noortesõbraliku linnapea. Aga loomulikult need inimesed on oma karjääri ikkagi oma kätega ise ehitanud ja kui on saanud natukene abiks ja toeks olla, siis see on ainult puhas rõõm. Kui nüüd, ma arvan, et ega siltide taga see Paide areng nüüd päriselt kinni ei ole. Et sildid on ühest küljest ilusad, teisest küljest kindlasti saaks kunstnikule vabad käed ja vaba mõttelend anda, saaks veel vahvamaid teha, aga ma arvan, et kui me vaatame laia konteksti, vaatame seda, et ega Paide ja Järvamaa ei ole üldse mitte ainsad kahanevad piirkonnad ega omavalitsused Eestis. Et tegelikult minnakse või rahvastik väheneb ja vananeb igal pool peale Tallinna ja Tartu on ka enam-vähem stabiilne siiski seal 100 000 kandis. Järvamaa seevastu siin ikkagi iga kord, kui üle mõne aja jälle lähed sinna Järvamaa palju räägitud kodulehele, siis leiad, et jälle see 1000 koht on jälle ühe võrra väiksem. Ja tegelikult ma vaatasin just Järvamaa arengukava internetis, et siis seal on veel üks tähelepanuväärsem graafik, kui siin Lauri näitas enne neid tööealiste ja mittetööealiste kõveraid, et siis mina vaatasin neid detsiile või ütleme 5 aasta kaupa siis sellist vanusepüramiidi. Ja meeste osas on Järvamaal siis 65–69 aastasi, kui ma mälu järgi ütlen, pisut rohkem kui 0–5 aastasi. Ja naiste osas on see tegelikult veel see lõikumine toimub veel 10 aastat kõrgemal. Ehk meil on 80 aastasi tegelikult Järvamaal rohkem kui neid, kes sünnivad. Et need demograafilised protsessid muidugi on üksteist võimendavad. Et me teame, et mobiilsemad on inimesed ikkagi kooli lõpetamise eas, nooremas tööeas, mis ühtlasi on ka pereloomise ja laste saamise iga. Ehk need, kes on tegelikult valmis liikuma ja see liikumine Järvamaa näitel enamasti tänapäeval tähendab paraku siit äraminekut. Need on need inimesed, kes tegelikult võiksid ka veel lapsi sünnitada siin samas Järvamaal. Aga kui nad ära lähevad, siis nad loodetavasti teevad seda siiski, aga teevad kusagil mujal. Et see kindlasti on üks asi ja siit tuleb küsimus, mis on ebamugav küsimus, et kas me seda sotsiaalset infrastruktuuri siin Järvamaal ja Paides ja Türil ja kõigis nendes valdades, võib-olla tulevases ühtses Järvamaa vallas, et kas me seda sotsiaalset infrastruktuuri loome selle rahvastiku jaoks, kes meil siin tegelikult on, või proovime teda luua selle rahvastiku jaoks, keda me siin näha tahaksime. Ja et kas see, kui me teeme siia nüüd, ütleme neid lasteaedu ja roolarampe, et kas see toob siis need noored lastega siia. Et see tööhõive on kindlasti võtmekoht. Ja on selge, et tegelikult kui on briljantne idee või kui on briljantsed inimesed, nii nagu me siin ühest eelnevast ettekandest või 2 eelnevast ettekandest kuulsime, et siis tegelikult ettevõtlust põhimõtteliselt saab teha riigiga juste, omavalitsusega juste või maakonnaga juste igal pool. Ja see on ainult jumalale meelepärane ja inimeste jaoks tänuväärne asi, kui seda tehakse. Aga teisest küljest ma arvan, et üks tähelepanuväärne asi või üks asi, millele keskenduda, on see, et millal inimesed tegelikult on valmis liikuma. Et me ei saa rajada, vaadates seda sama rahvastikupüramiidi, et me ei saa rajada oma lootusi sellele, et küllap ühel hetkel kõik need, kes on ära läinud, tulevad siia tagasi, sest neil on Järvamaaga seoses nostalgiliselt kaunid mälestused. Et kellel meist ei oleks, kes me oleme siin üles kasvanud. Noorus ongi ilus aeg, kus seda veedad Järvamaal kaasa arvatud. Aga tegelikult inimesed on valmis liikuma kooli lõpetades, nagu me teame, siis nad lähevad siit ära ja siis see on see ka potentsiaalne koht, kus nad võiksid siia tulla. Ja võiksid näiteks tulla edasi õppima. Ja kui nad nüüd pärast seda edasi õppimist võivad jällegi teha järgmise valiku, kas minna või jääda, siis tegelikult see on see koht, kus see tööturu ja õppimisvõimaluste seostamine on erakordselt oluline. Ehk need on need kohad, kus inimesed tegelikult on valmis liikuma. Et kujutada ette, et kellelgi saab või inimestel saab kuskil 40. eluaastates Tallinna linnaelust villand ja siis nad hakkavad guugeldama ja vaatama, et kus oleks tore elada ja tulevad Järvamaale. Sellised näited on kindlasti olemas, need leiavad ka teie ajakirjandusse, aga need on siiski üksikud ja erandnäited. Nii et ma arvan, et see, et tegelikult me oskaksime Järvamaad turundada kohana, kus õppida, näiteks omandada kutseharidust ja siis see kutseharidusega oleks siin samas Järvamaal midagi teha, nendel ettevõtjatel, kes siin juba on ja nad saaksid laieneda, nad saaksid punguda ja
ja luua uusi ettevõtteid, sest nad teavad, et siin on see kindlus olemas. Et see kindlasti oleks üks võti. Ja nüüd tegelikult see turundamise küsimus, ma arvan, lisaks nendele siltidele. Et siin on küll üks mõte, mis mul tuli pähe, kui ma vaatasin, Maiko on praegu siit kuskile välja läinud, aga ma arvan, et üks paremaid asju brändimise seisukohalt on, mis Järvamaaga on juhtunud, ja see ei ole juhtunud muidugi iseenesest, on see sama arvamusfestival. Et sellest on saanud Paidele visiitkaart, et kõik omavalitsused otsivad, enamasti leitakse folk või paremal juhul ooperipäevad, et tuua nii-öelda selline eliit kokku ja turundada ja brändida oma omavalitsust. Meie oleme leidnud, või Järvamaa on leidnud selle Paide arvamusfestivali ja minu arust see on asi, mida nüüd tegelikult tuleks umbes nii nagu ma ei tea, lotet tuleks kasutada, panna rakkesse. Ja miks mitte ei võiks näiteks siin selle sama ekraani peal, ma ei tea, kuidas kõik need omandiõigused ja asjad on lahendatud ja võib-olla pole see võimalik. Aga näiteks, et arvamusfestival korraldab. Et tegelikult kasutada seda rohkem nii-öelda aastaringselt. Need inimesed, kes arvamusfestivali teevad, nad kindlasti teevad seda aasta aega, valmistavad ette selleks, et tuleks suurepärane üritus. Ja kindlasti on nende ajaressursil ja intellektuaalsel ressursil kuskil ka piirid. Aga tegelikult see on asi, mis tuleks nagu Järvamaa ja Paide heaks panna tööle, sest see on, ma usun, täna see, mille järgi Paidet kõige paremini teatakse kõigi oluliste arvajate hulgas Eestis. Ma küsiksin siin nii palju just nimelt selle rände kas pidurdamise või teistpidi pööramise suhtes, et kui need asjad, millele sa praegu tähelepanu juhtisid, kõik tehtaks ära filigraanselt, kas sa näed, et on võimalik selles mõttes jõge teistpidi voolama panna, et oleks näiteks reaalselt võimalik, et Järvamaale tuleks rahvas tagasi? Ma ütlen, natukene liiga palju keskendutakse tagasi tulemisele. Ja ma olen nagu nõus sellega, mida siin Alo hiljuti mulle ütles, et tegelikult omavalitsused või maakonnad on inimeste jaoks, mitte inimesed ei ole nii, et meil on vallas vaja rohkem inimesi ja saadetagu meile rohkem inimesi. Et niipidi see kindlasti ei tööta. Ja selle tagasi tulemisele, et inimesed lähevad ära erinevatel põhjustel. Mõni leiab oma armastuse ja perekonna õnne kusagil mujal. Mõni näiteks on väga andekas, õpib ma ei tea, baleriiniks näiteks. Ja öelda, et me nüüd siin hakkame siis tegema talle siin Järvamaa või Paide kultuurikeskuse laval nagu balletietendusi selleks, et ta saaks siin edasi Järvamaal elada, ei ole mõtet pingutada. Teised inimesed lähevad teistel põhjustel, näiteks lähevad sellepärast, et külas kool läks põhikoolist algkooliks või lähevad sellepärast, et pandi ettevõtte kinni. Et need on asjad, millega tuleks tegeleda. Aga kramplikult hoida kõiki ja proovida neid sundida kuidagi vandumat ruudust ja jääma Järvamaale selleks, et siin oleks inimesi, et seda kindlasti vabas ühiskonnas, vabal 21. sajandil ei ole nagu mõtet pingutada. Aga tuleb mõelda sellele, et Lauri siin pakkus välja väga radikaalse asja, et ma arvan ka, et kindlasti sisseränne ühel hetkel, kui hüsteeria läheb üle, omandab meie jaoks mingisuguse teise tähenduse ja sellest rääkimine muutub nagu oluliselt kainemaks ja arukamaks. Aga ma arvan, et ka nii-öelda siserände kontekstis, et tegelikult me peame leidma selle koha üles, kus see sama Eesti inimene, kui ta oma elus on mingisugusele teelahkmele jõudnud, et tal oleks mingisugune põhjus jõuda siia. Et see ei ole lihtsalt turunduses, et räägime Paide ilusaks ja kui siis tulevad siia inimesed. Niimoodi see paraku päris elus ei toimu.